Tere! Paljudel vappidel oleme näinud lõvisid, nii Eesti riigi vapil kui ka Tallinna vapil. Lõvina kujutletakse kõige võimsamat juhti, kes seisab tõe eest vajadusel paljult möirates. Aga kui ta niisama suhtleb teistega, siis on ta tasakaalukas nii kõrn nagu üks lambatall. Hea piltlik näide on Narnia lõvi Aslan, kes on ühe müstilise maa kuningas ja päästja. Kui teose autorilt C.S. Lewiselt küsiti, keda või mida ta kujutab selle lõviga, siis ta vastas, et Kristust. Nii on ka Piiblis ilmutuste raamatu 5. peatükis kirjas nägemus, kus keegi ei ole võimeline avama pitseritega kinni pandud raamatut. Aga siis tuleb lõvi Juuda suguharust, kes on võitnud, kes on väärt avama seda. Ta võtab raamatu troonilistuja paremast käest ning kõik hakkavad teda kummardama ja laulma talle uut laulu.